tere! Ja siis see on Kingdom of Blaze, see on minu esimene video. Nagu te kuulete, see on eestikeelne channel ja see channel tegeleb suht nagu gameplay'de, game review'de ja igast selliste värkidega. Nii et täna me teeme Heroes and Generals game review, nii et millest see mäng on, kuidas see käib ja igast sellist asju. Nii et alustame. Et esiteks siin on 3 tääbi, on characters, assault teams ja campaign. Campaign on nagu selline, ma ei tea, missioonid. See on nagu see on see, miks sa selle mängu just tulid, et kus sa sõlid ja sellist värki. Aga alustame characterist. Nagu sa näed, siin saad ossa endale erinevaid slotte, et teha characteri. Minul on praegu Rifleman, Franco on ta nimi, tegin lambi nime. Ei, sa võid mossina ühe teise slotti ära endale. Ja sa võid teha näiteks, ma ei tea, langevõrhüppaja, piloodi, igas sellist värki, sniper, no igas sellist värki, ja siis need maksavad eraldi raha. Ja nagu sa näed, raha on sul siin, sul on krediteid ja sul on ka kulda. Kulda sa pead ostma, no kuidagi saab ka, aga krediteid sa saad nagu, kui sa võidad ühe mängu, sa saad 3000 kuni 6000 kreditit. Nii et seda raha ei ole kõige raskem koguda. Ja siis ränke on siin päris raske saada, mina olen praegu ränk 2 ja nagu sa näed, siin on 9, nagu te näete, mul on 99%, nii et kohe olen ma ränk 3 ja siis saad ka riboneid, mis sa saad ka nagu kõik reis, mida sa teed ja siis näed ka näha näiteks kõik, kuidas sa saad riboneid, näiteks võtame selle, no igas sellist värk on ju, see on nagu, ma ei tea, medalid ja igas sellist asju ja siis kui sa need riboneid, sa saad ka badge, mis annavad sulle asju nagu mängus sees, näiteks mina olen saanud sõitmise badge'i, jooksmise, mingi tulistamise ja sees asju. See first blood, selle sa saad kõige ennem. See on autosõitmisest, mis annab sulle, no annab sulle nagu, sa tead, kuidas sõita kõige paremini. See ütleb sulle, see aitab sul sihtida, see aitab sul relvaga paremini olla ja see, noh, sul on sa saad kauem joosta. Ja siin on primary weapon, siin saad osta relvi juurde, igast, noh, saad nagu endal relvi juurde, see ongi nagu ainukesi. Ja mis mulle väga meeldib on, sa saad relvi modifiteerida, või kuidas iganes sa kutsud ära. Sa saad nagu get modifications, ja see on 34,600 ja see on siis, võtame näiteks, mina tahan endal näiteks kogun praegu selle jaoks Elite Sight, see on 359,100 ja see on väga hea, see annab sulle, sul on kergem sihtida, sul ei ole nii palju recoil'i igast asju ja siis, noh, saadki nagu niimoodi teha ja siis close combat on nagu nuga või millega sa lööd, siis see on sidearm, mina olen ostnud püstoli, mida saab ka modifiteerida ja mida on väga lahe teha. Mulle meeldib, ma ei ole püstoli peal, ma olen niimoodi. Ekstra on granaadid, mis sa saad osta. Minule meeldivad ikka kõige rohkem käsigranaadid, sest ma ei lähe nagu tankide ma ei kipu tankide lähedale minema. Ja siin on assault team, see on järgmine asi. Ja see on, sa saad osta 29,000 eest. See on nagu väike enda sõjavägi, milleks saad sõtta minna mapi pealt, ise ütleb, mida linna sa ründama lähed ja seda me räägime rohkem nüüd. Ja võtab aegas. Natukene selle varsti, mida laeb kõik missioonid asjad ära. Ja. See mäng ongi nagu teises maailmasõjas, päris teise maailmasõja mäng. Ja kui see ongi selaki teist maailmasõja jälle üle, see on kõik multiplayeris, sa saad valida, sa tahad olla sakslane, ameeriklane ja nad lubasid teha veel riiki sisse. Mul pole õrnaimagi, mis riigid veel tulevad siia, aga mingid riigid pidi veel siia tulema. Nagu teisest maailmasõjast. Ja siis siin ongi teise maailmasõja mapp, see ongi nagu, kus see sõda toimus teises maailmasõjas. Ma ei tea, minul natuke lägab siin kohas alguses. Ja siis praegu sa nagu näed, nagu te näete, mitte nagu sa näed, andke andeks, Ameerika juhib selle sõjaga,
Ameerika on rohkem maad võtnud. Ja mängu eesmärk ongi, kas Ameerika võtab Saksa pealinna, mis on seal, või Saksamaa võtab Ameerika pealinna. Et selles ongi, see mäng koosebki. Ja kui näiteks Ameerika võtab Saksa pealinna ära, siis hakkab uus sõda, sa saad jälle valida endal uue riigi, igas sellist asju. Nii et jah. Siin, nagu te näete, on siis kõik sõjad, mis praegu jooksevad. Siit sa võid võtta näiteks running, sa võtad näiteks vaid enter combat ja siis sa lähedki sõtta. Ja siis sul tuleb see mäng ette, et ei ole internetis selline asi. Ja siis siit sa valid selle sõjas näed. Ja siis asi, kui sa näiteks saad kellega kokku, no sõbra mängivad. Seal saadki sõbra sinna. Näiteks mul on Raul sõber. Siis me nagu räägime, sõdime koos ja tema on nagu see professionaal, mis mina väga ei ole. Järgmine video te näete, kuidas mina mängin. Ma ei ole nagu sellise mängudega väga tuttav, siis strateegiamängudega. Ma ei ole nagu selline strateegiline inimene, kes teab, kuhu minna, kuhu joosta, mida teha. Täpselt kui kaugele lasta igast sellist asju. Ma ei ole selline väga hea tiimiga mängimises. Ma mängin rohkem teisi asju. Ja siis siin on nagu 3 võimalust, mida sa siis teha. Running on sõjad, mis käivad. Populating on nagu, kui sa praegu, kui sa paned enter combat, see äkki mingi 10 minutiks sinna istuma, ootab millal kõik tiimid täis saavad ja siis hakkab sõda täiesti alguses peale. Ja open on, sa lihtsalt lähed sisse ja siis inimesed hakkavad sinuga sinna tulema. Et jah, see on väga põnev ja siis mulle meeldib see ka, et kuidas see sõda võib muutuda öö pealt. Ja siis kui sina ei mängi, siis praegu Ameerika ründab seda Saksa linna, mis on, mis see on, mingi töökoht on. Ja siis ta ründab seda ja näiteks Ameerika võidab ja siis, ma ei tea, Saksamaa kaotab selle linna ära, aga öö pealt tuleb Saksamaa ründab, võtab selle linna tagasi ja võtab veel neid 2 linna tagasi. Et see jääb sõra täiesti muuta. Et jah. Ja siis need väiksed lipud siin ongi need assault-tiimid, mida sa saad teha. Näiteks siin vees on praegu mitte 6 ilusti, 6-5 tükki. Ja nad praegu liiguvad kusagile linna, nagu nad lendavad, nad on paratrooperist. Ma usun, et nad lähevad siia linna ja kui ühte nendest linnadest rünnatakse, siis nad liiguvad sinna appi või midagi. Ja sa võid siin mängus olla ka komander või ka sõdur. Komander oled sa näiteks niimoodi, kui siin käib sõda praegu ja sul on assault-tiim ja te kaotate. Ja sa ei saa, teil ei ole mitte mingit võimalust võita. Ja te võite kõik oma assault-tiimid sinna mängu tõia ja see ongi kõik. Ja siis igast sellist asja ongi, et sa nagu kutsud need appi ja siis sul on rohkem spoone, nii et sa saad ellu jääda. Aga järgmine video ma räägin teile sellest rohkem. Nii et praegu see video ongi praktiliselt läbi ja siis järgmine video, mis te näete, ongi nagu action. See võis olla päris halb video, sellepärast, et mul ei ole praegu kõige paremad rekordimise võimalused ja sellised. Aga ma luban, et järgmine video tuleb 10 korda parem ja see tuleb HD 720 või mis iganes. Ja siis te näete sellest mängust rohkem. Ja palun kirjutage kommentaaridesse, et mis mängu te järgmisena tahate näha. Ja kas mis mängu te üldse tahate näha ja kas sellist asju. Ja mida ma veel teen, ma panen descriptionisse need sign up lingid asjad, kus sa saad liituda selle mänguga. Ja praegu hetkel mu sõber proovib liituda ja ma ei tea miks, aga praegu see registreerimine oli maas, et ei saanud registreerida või midagi. Et see oli päris imelik jah. Et ma ei ole kindel, aga see parandatakse mingi. Ma usun, et see parandatakse juba ülemiseks ära, homseks ülemiseks. Nii et ma panen kõik need lingid sinna alla ja mängige, liituge, lisage mind sõbraks, kui te tahate. Kui te tahate kommentaarides mu nime teada, siis ma võin öelda, siis lisage mind sõbraks ja siis mängime koos ja igast sellist asju. Nii et head aega ja ma loodan, et teile meeldis, kommenteerige, likeide, subscribe'ige, kui tahate rohkem videosina. See ongi tänaseks kõik ja head aega.